Ehitusmess Eesti ehitab 3.–6. aprillini Eesti Näituste messikeskuses. Tere hommikust, aednikud! Kujunduse osas räägime täna maastikuarhitekt Maarja Gustafssoniga Hollandi Appelterni põnevatest näidisaedadest. Teeme aprilli ettekülvi ja räägime aediiristest aednik Elle Ahsega. Kõigepealt aga Hollandisse kujundusideid ammutama. Appelterni aiad on minu jaoks Hollandis suur pärl, ütleme nii. Sellel põhimõtteliselt on 200 näidisaeda ja hästi realistlikud, erinevates stiilides. Kui peaks andma reisisoovitus aiandushuvilisele, siis et jumala eest minge ja saage valgustatud. On erinevad stiilid, erinevad materjalid, erinevad võimalused. Selle aia puhul tooks nagu välja just valitud teema ehk kollase värvi teema eeskujulikku lahendust. Et kuidas nagu lihtsate vahenditega ja oma mõtetele truuks jäädes on siis saavutatud selline üsna mõjus tulemus. On kollane terniit, teda on horisontaalselt kasutatud. Siis on kollased taimed ja kollane mööbel. Ühesõnaga õied, mööbel, mõni ehituslik element ja ongi nagu tulemus käes. Minu jaoks hästi imeline aed ja üks parimaid aedasi siin Appelternis. Ta on jällegi ilma õiteta. Värvi ja elevust toovad siia aed hoopiski lillaks värvitud müürid ja mööbel. Tähtsal kohal on siksakiline veesilm. Sellest samast siksakist nagu kasvavad välja erinevad nurgamotiivid, mida kasutatakse ka varikatuse puhul, mida näeme müüri sees nagu ava juures. Väga hästi mõjuv aed. Sobib kuskile pigem nagu linnaaiaks, kus on vähe ruumi, aga on soov saada efektselt toimivat aeda. Siin on võib-olla kõige rohkem rõhku pandud sellisele ehituslikule elemendile. Ta on hästi luksuslik, kuidagi naudingutele nagu orienteeritud, et seal oleks nagu mõnus aega veeta, päevitada, lugeda, jutustada, kuulata veesulinat, imetleda hästi valitud taimi või siis hoopis kaasaegset kunsti. Selle aia naelaks on siis servamata massiivsest langust laud, et üks osa väiksem osa oleks siis nagu ettevalmistamise ja serveerimise pool ja teine pool on siis selline pidulikum ja söömise pool. See väike nagu aianurk on lahendatud siis kasutades kasvuhoone tüüpi karkassi. Ta on kaetud läbipaistva klaasiga ja tegelikkuses jätab ta mulje justkui nagu katust ei olegi pea kohal, et sul on nagu kõik rõõmud sellest katusest põhimõtteliselt on, päike paistab, soojendab, kui on liiga palav, siis avatud osas tuleb jahutus. Puitseinas olevad klaasvitriinid annavad omakorda nagu põnevust juurde, on sellised glamuursed panipaigad ja teiseks nagu ikkagi jaotavad nagu seina ja lubavad vaadet avardada. Siin nagu tasuks tähele panna, kuidas hästi väikesele pinnale on saavutatud maksimaalne tulemus. Ruum on nagu hästi julgelt liigendatud, on kasutatud suhteliselt väike nomenklatuur, erinevaid materjale, on kõrrelised, valged seinad, on üliefektne veepind ja on pisut klaasi, et ei ole liiga palju kribu-krabu ja tänu sellele mõjub selline väikesel alal hästi mitme aiaruumiga aed ikkagi väga avarat. Kokkuvõtvalt on Appeltern nagu küll selline koht, kus iga inimene saab ideid, kuidas nagu väikest aiaruumi maksimaalselt ära kasutada, kus on tal võimalik eri stiilide vahel valida endale just nagu meelepärane ja saada aru, mismoodi erinevad materjalid, erinevad vormistused, erinevad ehituslikud elemendid, taimed kuidagi koos mõjuvad, kuidas nad toimuvad, mis nad ruumile annavad. Nagu ta nimi ongi näidisaiad, täpselt otsimise ja leidmise koht.
Kui nüüd sarnaseid aiatube ise planeerida, siis pakume mõned ehitusmaterjali ideed, et oma aiatuba kiirelt ja mis peamine, eluks ajaks püsti saada. Eelmise aasta Helsingi kevadmessil näitas Rudus mõnusalt leidliku aianurga rajamise võimalust. Miks mitte pliiats kätte ja asuda planeerima? Igal juhul murukivi on põnev leid laussillutiste ja murupindade üleminekuks ja seda eriti parkimisalale. Eesti mudelid Ruduses on mõnevõrra ka erinevad, tasub tutvuda. Aiaehitistele mõeldes tasub materjalina kaaluda ka Plastreksi toodetavat taaskasutatud toiduaine plastikust materjali. Ei idane, ei mädane. Nii on ta lausa asendamatu materjal aiapiireteks, müratõketeks, kuurideks, terrassideks, loomulikult ka kõrgpeenardeks ja istutuskastideks. Elle Ahse on hobiaednik, kes annab oma teadmiste poolest silmad ette paljudele professionaalidelegi. Täna räägime tema koduaia ühest põhjalikult läbimõeldud aediirise peenrast. Tähelepanu vääriv on, et Elle ei kasta seda peenart kunagi ja valitud on sobilikud partnerid aediiristele, nii et peenar on kogu hooaja ilus ja õitsev. Milliseid aediiriste gruppe ja jaotusi olemas on? Jagunevad nad 3. Kõige varasemad õitsejad on kääbuskasvulised aediirised. Järgnevad neile keskmise kasvulised aediirised ja praegu alustavad kõrgekasvulised aediirised. Need kõrgekasvulised aediirised ongi need, keda rahvas üldiselt tunneb iiristena. Mida aediiris eluks vajab? Iiris vajab kasvamiseks päikest. Iiris on päikeselill. Päikest, sooja, kindlasti vett läbilaskvat maad. Me räägime siin praegu aediirisest, sest selles peenras muud iirist ei ole. Iirise juured on väga pindmised. Tuleb jälgida, et ei oleks siin kunagi seisvat vett ja parem on, kui see mullastik on siin niisugune kergem ja liivasegusem. Samas vajab aediiris kas neutraalset või nõrgalt aluselist maad. Et näiteks pikkade sajuperioodide ajal vähendada mulla niiskuse sisaldust, sobivad aediirise kõrvale väga hästi okaspuud, sest nad töötavad nagu pumbad. Nad tõmbavad endasse seda liigset vett pinnasest ja garanteerivad selle, et aediirise ümber oleks see maa ikkagi kuivem. Samas sobivad siia väga hästi kõik teised kuivalembesed taimed. Nõmmeliivateed, lavendlid. Taimemaailm on suur ja alati leiab selle sobiva kaaslase. Peale selle iiris on nii uhke ja nii elegantne lill, et hea oleks, kui see, mis temaga koos õitseks tast madalamad. Et ta ei varjutaks seda iirise unikaalset ilu. Ja naabertaimed võiks valida niisugused, mis õitsevad kas enne või pärast iirist. Et kogu selle vegetatsiooniperioodi jooksul oleks see peenar vaadetav. Kuidas aediirist hooldada? On tal mingeid olulisi eripärasid? See on nüüd ainukene peenar meie aias, mis nõuab käsitsi rohimist. Aediirist ei saa multsida, sest ta istutatakse niiviisi, et risoom istutatakse mulla pinnale ja aediirisel on kasvamisel üks omapära, mida teistel taimedel ei ole. Aediiris liigub oma kohalt edasi. Et kui teised püsililled kasvatavad lihtsalt puhmiku suuremaks, siis aediirisega on nii, et kui sa istutad selle risoomi jupikese koos lehvikuga, siis sügiseks kasvatab ta sellele risoomile külgpungad, kus ta arenevad välja järgmised lehvikud. See esimene risoom, kes kasvatas selle ühe lehviku, mis järgmisel aastal õitses, järgmisel aastal hävib, sest tema on oma ülesande täitnud. Ta on kasvatanud välja ilusa õievarre, ta on kasvatanud välja järglased ja ta hakkab kas kõdunema või mädanema. Et sageli küsitakse, kui tihti peab aediirist ümber istutama. Põhimõtteliselt, kui on maad palju, ei pea teda ümber istutama aastakümneid, kui on tegemist korraliku hooldusega, kui teatakse, mis temaga tegema peab. Aga et need pinnad, kus me mingit lille kasvatame, on suhteliselt väikesed, siis olenevalt sordist on näha, kui kaugele ta oma esialgsest kasvukohast on rännanud, siis võiks ta üles võtta ja istutada kuidagi jälle nagu kokku. 5-7 aastat.
mõned väga jõuliselt arenevad vanemad sordid, neid võiks siis isegi sagedamini üles võtta. Aediiriseid, kui on näha, et neil on niisugused tugevad talvekahjustused või on nad elanud just talvel mingid vapustused üle, võiks varakevadel väetada, aga teha seda siis sügisväetisega, sest need on lämmastikuvaesed, aga samas annavad ikkagi iiriste eluks vajalikke toitaineid. Seda peenart ei kasta me mitte kunagi, sest normaalsetel suvedel tuleb sademeid piisavalt. Iirised taluvad väga hästi põuaperioode, neile isegi meeldivad need kuumaperioodid ja kastmispausid. Ja need madalad lavendlid ja nelgid ja liivateed on ka sellega päri. Mida peab nüüd kindlasti aediirise kasvatamisel jälgima, see, et istutamisel ei istutataks tema risoomi sügavale mulla sisse. Ta peab, vähemalt pool risoomist peab jääma maapinnale. Hea on, kui see risoom paikneb niiviisi, et lehvik jääks tal põhja poole, et päike paistaks talle sellele risoomile hästi peale. Kui iiris on õitsenud, ei tohi tema õievart maha lõigata. See õievars tuleb maha murda. Ja ta tuleb niiviisi maha murda, et ühe käega toetate risoomi ja teisega murrate vart. Ja kui siis keerate selle varre tagurpidi, siis te võite vaadata, kui palju sealt lehtede vahelt jookseb välja vett. Kui see vesi jätta nüüd sinna risoomi külge, siis see on üks asi, mis teeb iirised haigeks. Muide, Elle on ka populaarse iiriste raamatu autor, mida on veel poelettidelt saada ning kohe-kohe on ilmumas ka tema raamat Liiliatest, millest räägime edaspidi. Nüüd liigume taas Jõgevale sordiaretusinstituuti ja Kristina Amor uurib, millised seemned peavad mulda saama aprillis. Need, kes külvasid märtsis seemned, saavad nüüd aprillikuus asuda juba pikeerimise juurde. Pikeerida tuleb tõepoolest ja selleks siis võtame, kui on siia külvatud, võtame siit taimed ilusti välja. Taim peab olema 2 iduleheline. Mõnusasti vaadata, tal on ilusti juured olemas ja nii. Ja kui siin on siis nüüd pikk peajuur, siis me võtame selle natuke lühemaks, siis argneb juurestik veel paremini. Tomatile väga meeldib, kui temaga kogu aeg tegeldakse, et küll pikeeritakse, küll siis jälle istutatakse. Kuna siia on segatud ka liiva, siis hoiab see siin ka niiskust. See on väga tähtis niiskuse hoidmine. Siis teeme siia sellised joonekesed ja siis võtame taime, teeme talle ilusti kenasti siia augu ette, torkame tema siia auku, lükkame nii palju, et need 2 idulehte on siin mulla peal, lükkame hästi juurtele mulla ligi, kuni 6-7 taime ritta. Mis sordiga on antud juhul tegemas? See on meil see Varto, mis sobib kasvatamiseks ka aknalaua peal, ta ei veeni ära. Ja nüüd on siis valmis tomatite pikeerimine. Mul on siin veel ka üks selline kasvukott. Tundub, et see on siis väga hea võimalus just linnainimestel kasvatada taimi, köögiviljataimi. Linnainimestele lausa kingitus, mugab panna siia nendesse aukudesse tomatitaimed, jah, et hakkame ka pihta või? Meil on siin just parasti kui selline taim ka olemas ja siis võtame selle taime siit ilusti kenasti välja, et suisa ilutus. Siia siis peaks ka mõnusa augu. Paneme tema ilusti sisse, et ta ikkagi oleks võimalikult igalt poolt mulda ligi. Ehkki siin kotis on nii mõnusalt niiske turvas, et ega siin väga palju seda vett ei lähegi. Ja valmis ta ongi kui ilus. Ja siia ta jääbki. Esimene tomatitaim on nüüd paigas. Lõikame teise istutuskohti ja paneme siia siis tomatitaime valve. Nagu seal oli öeldud, et kui on tegemist tomatiga, siis me siia keskele ei hakka seda taime panema, vaid paneme siis äärtesse, eks ole. Kuna tegemist on valvesordiga, siis
valve on, sobib kasvuhoonesse, ta on niisugune poolkõrge, aga väga maitsevad viljad ja väga saagikas on. Paneme ta siia sisse, pakume talle jälle juua. Väetist siin sees ei ole, sest Esimesed 10 päeva siis ei tohiks kasvamisveele väetist lisada. ei peaks jah. Ja hiljem siis võiks kasutada ASB vedelväetist. Jaa, vastavalt sellele, kuidas sinna sildi peale on kirjutatud, paneme seda väetist ja nagu me näeme, et kui taim hakkab natuke heledamaks ladvast minema, siis tundub, et tal on hakanud puudu tulema sellest toitanetest. Ja Selle mulla pH tase on siis tomatile ääretult sobiv 5,5 kuni 6,5. ikka tomat on selline rahulik taim, temale sobib see. Kui istutame, siis vaatame, et kas tal siin lehekaanaldes on võrseid, et kui on, siis isegi need pisikesed võib või lausa peab ära võtma, et siis ta ei hakka neid võrseid edasi kasvatama, vaid et tal oleks kohe ruumi hakata õitsema. Tundub, et saamegi hakkama. Ja minu arust on neil väga hea olla siin. Proovime nüüd siis aprillikuus ette kasvatada ka mõned kurgitaimed. Need kurgid, mis läheksid kasvuhoonesse, need võib tõepoolest aprillis külvata. Kurk on küll selline, seeme on hästi sooja tahtja, et kui siis kasvuhoones on niisugune alla 10 kraadi juba langeb, siis kurk ei taha hästi idaneda. Esimene on siis Medina. Siin on momendil Medina F1. Siin on neid sorte veel. Siin on Dirigent, Blanca F1, Melodi ja väga suurepärased kurgid. Kõik need kurgisordid on siis kättesaadavad maarahva poodides. Aga kuidas tuleks kurgisorti valida? Mõned on siis keset siledakoorilised, mõned kärnidega, et see on maitse asi, aga mõruainevabad peaksid nüüd kõik kurgisordid olema juba ja et kui kasvuhoonesse ja varakult, siis ikka pikka kurki, siis mis salatiks teha ja kui tahad ikka apenduseks, siis on parem, kui külvab ikka hiljem ja avamaale ja no muidugi ega ei keela ju keegi ka, et panen mõned kurgid ka niisama söömiseks lühikesed sinna kasvuhoonesse, et marineerimiseks on avamaa kurgid sellised kargemad. Et kasvuhoones läheb vahepeal palavaks, et siis need marineerimise ja hapendamise kvaliteet nagu langeb, aga avama omad on just selleks kõige paremad. Ja hapendamiseks ja marineerimiseks on ikkagi siis väike kurk. Kindlasti, jah. Ja salatiks siis pikk kurk, jah. Millal tuleks siis kurgitaimed suuremasse potti ümber istutada? Neid ei peagi suuremasse potti, siin me nüüd ootame, millal ta kasvab mõnusalt selliseks parajaks, et saab kasvuhoonesse panna ja siis istutame. Võtame tal poti, purustame ümbert ära ja istutame siis kasvuhoones kasvukohale. Ja nüüd on meil see külv tehtud, aga äkki tuleb meil soov ka külvata midagi muud, näiteks kõrvitsat. Ja kõrvitsas peame ka ootama, et ikka aprilli teise poole peal. Kasutame siis samamoodi ikkagi külvi. Täpselt nii. Ja ikka seda head külvimulda. Ja siis arbuus. Ka väga soojanõudlik. Kasvuhoonesse panna siis jah, aprillis võib külvata. Võib-olla külvakski ühe arbuusi. Sugar baby. Millal siis juba saaks arbuusi maitsta? Aprillis külvame, siis augusti lõpus võib juba arbuusile minna juba külla. Sugar baby on siis selle sordi nimi. Ja vaatame siis, võib-olla külvame ka ühe rullkõrvitsa või kabatšok, nagu teda kutsusime. Diamant F1. Ja lähebki siis siia parajale sügavusele ja kadan mullaga. Kui ajas ei ole komposti hunnikut, kuhu saaks kõrvitsa veel istetada? Kõrvits on selline, kes tahab, et oleks ikkagi hästi toitainete rikas muld. Et kui on lihtsalt tasane maa, siis kaevab sinna augu, täidab selle kompostiga ja siis istutab taime peale. Ja siis istutatakse ta nagu päiksele ligemale, sest ta on hästi päikest armastav taim. Ja samas on tal selline omadus, et kõrvitsalehed on ju hästi katavad pinnast, siis ei arene seal umbru. Et kõrvits on väga tänuväärne kultuur umbrohu hävitamisel. Aga millal siis võiks välja istutada kõrvitsataime? Ikka siis, kui on öökülma ohud möödas, see on peale 10. juunit. Nii et need kõrvitsataimed jäävad siis ootama siia tärkamist? Need tärkamist ja siis nad ootavad ka siis seda sooja ilma, mis tuleb siis juunikuus.
Niisiis, järgmise korrani. Maarahvapoe poolt aga korvike seemnete ja aiatarvetega, milleta aprillikuus läbi ei saa. See läheb loosi nende vahel, kes meile Facebooki või kirja teel postitavad küsimusi, mille osas meie saadetes nõu saada soovite. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!